Räägi natuke endast. Kuidas sinust sai ettevõtja? Ma olen Kristjan Kangro. Ma olen keskkoolis käisin Eestis. Eestis üritasin paar väiksemat ettevõtet teha. Need ebaõnnestusid loomulikult noorena. Kui ma olin 18, siis ma läksin Hollandisse, tegin esimese tehnoloogiaettevõtte, mis tegeles erinevate reservatsioonide tegemisega, näiteks siis juuksur või treener. Peale seda ma läksin Singapuri. Singapuris ma töötasin riskikapitali fondis, ehk siis fond, mis investeerib idufirmadesse. Seal ma alustasin ka päris mitme idufirmaga ja praegu ma juhin idufirmat nimega Change, mis on kaasanud $17,5 miljonit investoritelt või siis contributoritelt üle maailma. Ja praegu me Eestis seda siis alternatiivpangandustoodet teeme. Ma arvan, et mina olen nendes erinevates riikides elanud, Eestis ja Hollandis, Singapuris ja nende erinevate ettevõtmistega osa olnud, siis minu kõige suurem õppekoht on, et absoluutselt kõik, mida suudad ette kujutada, on võimalik. Ehk siis, kui sa lähed tagasi näiteks klassi, kus sul on 30 inimest, suvalised inimesed on kokku pandud, sul on näiteks 7. klass keskkoolis. Kui need kõik 30 inimest otsustaks, et meie elu eesmärk nüüd on satelliit saata ümber Marsi, siis kui nad suudavad see ette kujutada, see on võimalik. Ainuke asi on see, et enamus inimesi enne 30 aastat, 40 aastat, 50 aastat, kui see tegelikult juhtub, annavad alla. Ehk siis kõige suurem õppetund minul on olnud, et kõik, mida suudad ette kujutada, on võimalik. Ja kui kõik, mida suudad ette kujutada, on võimalik, siis oleks parem leida need eesmärgid, mis on tõesti suured ja mis muudavad maailma. Ma arvan, et inimeste leidmine on tõesti kõige raskem ja ainuke asi, kõige tugevam relv selleks ongi teha maailma muutvaid asju, olla aus inimestega ja ma arvan, et siis targad inimesed tulevadki sinu juurde ise. Inimeste leidmine on idufirmas eriti kõige raskem asi. Aga ma arvan, et Change'i tiim on üks Eesti kõige tugevam idufirma tiime, nii et kui keegi vaatab seda saadet, siis me palkame väga kiiresti praegu.